Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 40 osa. Mina olen Regina Jaakson ja salvestame nagu ikka Pärnu huubis. Täna me räägime üpris lapsemeelsetel teemadel, vähemalt sissejuhatus on kindlasti selline. Ja mulle tundub, et me aeg-ajalt täiskasvanutena unustame ära, kui oluline on see lapsemeelsus endas säilitada. Mul on külas üks naine, kes teab täpselt, et see on elu väga oluline osa ja sellepärast aga väga kihvtis kohas töötab. Tere tulemast, Margit Toodu. Tere hommikust. Ühesõnaga, sa oled tõesti kaval, et mina küll vahetevahel emana ja täiskasvanuna tunnen ja tajun, et nagu ei tohiks enam olla justkui nii mänguline ja nii nagu siirast lapselikku rõõmu tunda on ju. Ja siis on naine, kes on Lottemaa teemapargi püsti pannud. Ja seal on seda mängulisust ja lapselikku siirust ja rõõmu ju kamaluga. On küll, et tegelikult kui sa mainisid, et täiskasvanud unustavad ära olla lapselikud, siis mina just julgustan, et vaadates 13 aasta jooksul neid säravsilmi pargis ringi silkavaid lapsi ja nende õnne ja tegelikult tõstes pilk natuke kõrgemale ja vaadata neid lapsevanemaid ja näed, et see ei ole mitte kuskilt kadunud, see lapselikkus, see siirus, see rõõm nagu selle lapselikkuse üle nagu lastevanemates kogu aeg alles olnud ja tuleb seal pargist nii kenasti nagu esile. No vot, aga kõik ju nagu ei satu sinna parki, vaata üldjuhul ikkagi satutakse siis, kui lapsed on ju. Et ei tule nagu selle peale, et ma tulen lihtsalt sinna lustima. Ma kardan, et meid vaadatakse vähe imelikult, et isegi kinos ei julge lastefilme käia enam ilma lasteta vaatamas. Ei, seda ei pea kartma, et tegelikult meie park ootab nii noori vanu kui väiksed kui suuri, et Janna Põldmaa, kes on tegelikult Lotte lugude autor, on põiminud iga aasta etenduste sisse nii palju tarkusi nii pisikestele sõpradele kui ka teismelistele lastele õpetussõnu. Ja mis siin salata, aga lapsevanemad tunnevad ikka siirast rõõmu naeru kihistades nendes etendustes. Et ma arvan, see headus ja see sõbralikkus ja see foon, mis seal meie teemapargis on, see puudutab ikka kõiki, nii väikseid beebisid, ringisilkavaid lapsi kui lapsevanemaid ja kaasas olevaid lapse vanemate vanemaid ehk siis ka vanaised ja vanaemasid, kes on tõesti tulnud kättpidi tänama, et see, mida te siin teete, lihtsalt nii super, et uskumatult nad on nii tänulikud oma lastele, kes võtavad neid vanemasid ja vanaised kaasa, et neil oli super päev oma perega. Vaata, vanased juba julgevad uuesti lapsed olla. Nendel on juba see läinud, et mis must arvatakse. Seda kindlasti, aga pean tunnistama, et 13 aastat seda kõike pealt nähes, et ega need lapse vanemad on ka suht kaasa kistud sellest igapäevategevustest, et trallivad ikka täitsa mõnuga seal ja seda on nii tore vaadata. Ja see on nii oluline endas seda lapselikkust hoida, sest et see ongi see, mis aitab ka selle igapäeva elu stressiga ju toime tulla. Täpselt nii, et ma just nädala lõpus vaatasin oma 19-aastast poega, kes oli oma sõbraga koos, veetsid nädala lõpus koos aega, mul lihtsalt poeg on kaitseväes hetkel. Ja nende päev kestis sellega, nad olid pidevas naerus, nad olid lihtsalt naerukrampides oma lustlikkusest ja lollustest ja ma just ütlesin abikaasale, et issand kui äge, et nii äge on olla see noor või see lapselikkus sees, et sa oled päev läbi lihtsalt silmad pilluvad naeru ja sul on põsed valusad sellest, et sa naerad ja kõht on krampis, et see aeg on nii äge, et seda ei tohiks enda seest ära lasta või ära unustada. Huvitav, kuhu me siis paneme selle ära, mis asi meil siis nagu kinni paneb selle lapseliku meele, et ma arvan, et igaüks meist ka on mingis eluetapis täiskasvanuna tundnud, et issand jumal, kui äge on jälle olla see lapsemeelselt siiras rõõmus on ja eriti toimub siis, kui me armume. Et siis nagu tekib see selline eufoorilisus ja süge, issand, kõik on nii ilus, eks ju. Aga kus see vahepeal nagu ära läheb või mille pärast me selle nagu ära peidame, ma ei kujuta ette. No ma arvan, et inimesed võib-olla võtavad kohustusi ja elu ja tööd liiga tõsiselt ja unustavad ära, mis on nagu päris väärtused siin elus. Et võib-olla kui seda endal tihedamini meelde tuletada, et kõige tähtsam on ikkagi olla iseendaga sõber, olla oma lähedastega sõber
ja kui sa sellest headusest ja sellest lustlikus meeles nagu toimetad, siis ma arvan, et on ka need rasked ajad ja stressid ja muud asjad nagu rohkem maandatud. Õnn hakkab väikestest asjadest, lihtsalt tuleb silmad lahti teha ja see kõik endasse sisse ammutada. No aga teil kevad on juba üpris kiire aeg Lottemaal, et ei ole ju niimoodi, et suvi algab 1. juuniga ja siis läheb töö lahti, et noh, jah. Jaa, meil on tegelikult juba kiired ajad, et tegelikult nädala lõpus oli siis ka uute töötajate leidmise casting. Et sellel aastal läks jälle suure huviga, et kandideerijate arv oli väga suur ja selleks, et seda arvu kuidagi ohjata, tegime esimest korda siis 14. hooajale vastu minnes sellise etapi, et me eelhindasime kandidaadid ära ja kutsusime kohale natuke alla 70 noore. Ja see päev venis ka nii pikaks, et viimased kandidaadid siis said oma etteastetega lõpule alles õhtul kell 8. Ja see tase on iga aastaga järjest suurem ja suurem, et nüüd hakkab siis see suur töö, rollide jaotus, esimesed etenduste lugemised. Janna Põldmaa on juba kirja pannud uued etendused, väga lustlikud ja kihvtid. Et tulevad ka sellel aastal uued huvitavad tegelased, et tasub kindlasti silmad-kõrvad lahti hoida, et meil juba kibe töö käib. Kui palju teil on Jannaga omavahel nende mõtete põrgatamist, et kuule, et selline tegelane on veel puudu? Või on see nagu rohkem tema see inspiratsioon järsku ja siis nagu hakkab looma? Tegelikult vist on niimoodi, et meil on see tuumikmeeskond ehk siis meie programmi eest vastutav Haanakivi ja Janna Põldmaa. See koost on juba nii kaua kestnud ja kui alguses Lottemaa ise sai alguse ja meie etendused said algused, siis joonisfilmidest ja Janna Põldmaa ja Eiki Ernitsa ühistest raamatutest need lood, siis hetkel tundub, et uued raamatud saavad pigem alguse sellest, mis on Lottemaal loodud ja kuidas need lood on hakanud vaikselt liikuma. Et tihti lugu mõne aasta etenduste sooritused, mõned tegelaskujud, kes on lihtsalt nii värvikalt tulnud etendustes välja, on värvinud kogu teemapargi suve või talvehooaja nii värviliseks ja rõõmsaks, et sellest inspireeruna tulevad siis uued jätkulood nii Jannol kui ka näitlejatel. Ja vahest arvan ka nii, et on uute töötajate casting, ja igal aastal Janna Põldmaa osaleb castingul, et uute töötajate väljavalikul. Ja castingult võib tulla selline säde inimene, kelle peale vahest Janna teeb täitsa nagu, see on nii kihvti inimene, ma tahan talle kirjutada mingi rolli või loo, et me peame ta kindlasti kuidagi sinna sisse põimima, et nii need lood ja tegevused meil seal teemapargis sünnivad. Aga kui paljud noored juba tulevad kindla rolli sooviga, kui paljud nad nagu on sellised, et peas, et saaks teemapargis töötada? Tegelikult me küsime kogu aeg, kui nad meile tööle tulevad, et mis on see tema see nagu nägemus või rolli soov, et kelleks tahaks meile tööle tulla. Et me kahjuks ei saa seda iga kord arvestada või seda arvesse võtta, aga kui tõesti näiteks eelmise aasta castingult ma meenutan, oli nii kihvt poiss, kes tegi ülikihvtit ja üliägedalt Jänese Adalberti ja see lihtsalt talle nii hästi sobis, et eelmisel suvel oligi meil Jänese Adalbert. Aga tegelikult rollide jaotuses on meil selline tee, et eelmise aastate näitlejad on suurusjärgus 7% alati tagasi tulemas. Ja kui me näeme nende iga-aastast arengut või arenguhüppet, et me lihtsalt saame järjest paremaid rolle pakkuda või et me lihtsalt see noor, kui tuleb meieni 15-16 aastaselt ja on paar aastat meil töötanud, siis see arenguhüpe või tase järjest tõuseb ja vastavalt sellele saab siis programmijuht talle pakkuda mingit järgmist etappi siis arengus, et millist rolli see tüpaaž just välja veab, nagu, et üritame alati arvestada töötajate soovidega. Ja kuidas sul endal on, et oled sa ka mõnel suvel mõelnud, et kui mina oleksin praegu noor, siis ma oleksin selles rollis, et see tundub nii äge olevat? Pean tunnistama, et ma päris nii ei mõtle, aga see 13 aastat on mulle andnud võimalust olla igasuguses rollis, mida ma olen endale tahtnud tegelikult
kas see nüüd saladus on või saladuskatte all, et oleme väljaspool hooaega erinevatel turundusüritustel käinud ja saanud endale nii jänesekõrvad pähe panna, lepatriin olen olnud ka olnud põrsas ja olen ka olnud pahapatsill, et see võimalus endale ikkagi kostüüm selga panna ja kehastuda kellegiks kihvtiks ja toredaks on mul nende aastate jooksul päris palju olnud. Ja pean tunnistama, et peale rasket suvehooaega 5-6 aastat tagasi ennem koroonapandeemiat meil oligi tegelikult müügi- ja turundusspetsialisti Riinaga see töö, et jõulumaa grupimüüki teostada lasteaedade ja koolideks, et siis me panimegi endal 8 nädalaks kostüümid selga, märkisime maha trajektoori, võtsime ette näiteks Tartumaa ja Tartu linna kõik lasteasutused, koolid ja lasteaiad, me ei ütlenud neile ette, et me neile külla tuleme, kostüümid seljas ja koputasime ukse peale ja seda õpetajate, õpilaste, laste rõõmu, et isegi pidžaamadesse voodisse läinud pesamunad, kes hakkasid oma lõunaund tegema, aete voodist üles, et saaks meid kallistada. See ongi vist see tunne, et miks sa seda tööd teed, vaat nende pisikeste pärast, nende siiraste kallistuste pärast või selle pärast, et need silmad pilluvad nagu tõelist õnne, et sa tuled ja neid külastad ja kutsud neid külla. Ühesõnaga, ma olen saanud oma selle tunde seal kätte, et ma ei pea selleks olema Lotte või Anna või Jänne Saadalbert, et võib ka teistes rollides seda kogeda. Oskad sa praegu öelda, mis su kõige lemmikum roll endal olnud on, et mis on nagu tõesti selline, kas nagu võib-olla väljakutseid pakkuv või vastupidi kõige rohkem rõõmu pakkuv, et oled sa nagu niimoodi märganud ka? Mina ise kõrvakandjana jah, et pean tunnistama, et minu lemmik on ikkagi jänesed, et ma olen olnud siis, kui ma olen jänes, tavaline jänes, siis ma olen jänes Magda, et mul on siuke rolli nimi ja ma olen ka olnud 3 kõrvaga jänes ehk kuujänes, et paar aastat tagasi oli meil peaetendus siis, kus Lotte ja Roosi lendasid siis Porgandis tehtud raketiga Kuu laulupeole. Aga miks jänesed? Jänestega on selline kihvt lugu, et jänesed on natuke sõgedad. Nad suhtlevad essi susistades ja nad on sellised temperamentsed ja saavad kuidagi võtta elu mitte nii tõsiselt, et olla siuksed natukene kiiksuga ja mulle vahest meeldib see jänese roll sellepärast, et olla natuke enda tavarutiinist või sellest olekust väljas. Ja vaata, kui sa muidu oled tegevjuht, siis on just kõigigi raamid, Excelit ja nedasi on ju. Ja siis järsku saadki olla see kiiksuga essisusistav jänes on ju, see on nii äge. See on väga tore, et see mulle väga meeldib. Sa ütlesid, et tänavu juba 14. hooaeg. Alustame 14. hooaega tõesti, et uskumata, alles see oli. Kuidas see kõik alguse sai üldse? Tulete palun mulle ja võib-olla ka kuulajatele ja mine teagi ka endale meelde. No kas see ju oli nagu eile, aga tegelikult Lottemaa valmimislugu on väga pikk protsess, et ennem seda, kui 2013 novembris kopp maasse läks, oli väga pikk ja vaevarikas tee selleni. Algas see sellest, et meie juhatuse liige omanikest Rein Maltsup tuli just järjekordselt kinoseansilt, kus linastus teine Lotte lugude joonisfilm oma lapse Martaga. Ja laps oli nii vaimustunud Lotte lugudest ja küsis lihtsalt oma isa käest, isi ütle mulle, et kui Muumimaa on olemas, kus on Lottemaa? Ja Rein Maltsup lubas oma lapsele, et ma ehitan sulle või ma teen sulle selle Lottemaa. Et sellest ideest kannustatuna astus ta Eesti joonisfilmi sisse, Eiki Ernst ja Anna Põldmäe juurde, rääkis neile loo ära, mis te arvate. Ja sealt see idee kasvama hakkas, kuni siis 2014-25 juuli me väravad lahti tegimegi. Ma ise liitusin meeskonnaga siis ametlikult siis 2014 alguses, et ehitusprotsess alles käis, et olen siiamaani olnud seal. Kui sa nüüd vaatad tagasi algusesse ja praegusesse, oskasid sa nagu päriselt ka näha, et ta nii ägedaks läheb ja nii suureks ja aasta-aastat aina kasvab?
no vaata, see on nagu armumisega või see, et kui sa alguses kohtad seda õiget, siis sa oled lihtsalt nagu liblikad on kõhus ja sa lihtsalt enduka pealt paned ja sa lihtsalt idealiseerid seda nii suureks ja nii imeliseks ja et sa võib-olla ei teagi, mis sind ees ootab, et eks mina astusin ka siin teadmatuses, mis see minuga teha võib või kuhu see välja jõuab. Et armumisest tihtilugu kasvab üle armastuseks, et ma võin öelda, et Lottemaa on minu suur armastus küll, et see, kuhu see Lottemaa jõudnud on praegu, kui suureks ta jõudnud on või mis sest saanud on ikkagi nii suur tänu selle tuumikmeeskonnale, kes meil on Lottemaal. Kogu see meeskond, kes on seda algusest peale vedanud ja järjest paremaks ja paremaks ja paremaks nagu tahtnud nagu muutuda. 2 aastat tagasi, kui ma tegin arenguvestlust oma püsipersonalile, mida on vähe, mida on tõesti vähe, meid on kontoris ainult 8 inimest ja halduses 4. Kõik jõudsid nagu sellel vestlusel arusaamisele, et Lottemaa on ainuke töökoht, kus nad on viibinud nii kaua, et tavaliselt inimesed 3 või 5 aasta jooksul liiguvad järgmises etappi edasi. Aga meil on tööl töötajad, kes lähevad samamoodi vastu 14. hooajale, 13. hooajale või siis 10. hooajale. Ma arvan, et selle Lottemaa edu võti on see tuumikmeeskond, kes on ka armumisfaasist üle saanud armastuse faasi ja teevad oma tööd südamega. Ma arvan, see ongi see põhjus, miks meil on kõik nii hästi. Ma kahtlustan, et teil on see armastus, aga iga suvi armutu uuesti. Tundub nii küll, jah, et ma ei vaidle vastu. Ühe asja ma siin korraks nagu peatun, selles mõttes peatun, et ma tavaliselt ei uuri külalise tausta. No tõesti, aga sinu puhul ma mingil põhjusel täna hommikul guugeldasin ja ma ei tea, kas see on hea või ei ole hea, aga ma korraks nagu ühe asja peale peatun. Ma ei peatu selle peale, mis siin hetkel nagu üleval on. Aga millel ma täna hommikul hoopistükkis mõtlesin, oli see, et teil on 13 aastat olnud ja nüüd vastu lähete 14. Siiamaani ju jumalast skandaalid vabalt, et see on ikka väärtus omaette. See on väärtus omaette. Et võib-olla ongi see, et kui sa teed oma asja hästi, sa hoiad oma töötajaid väga, sa hoolid oma inimestest ja pakkudes neile maailma parimat kogemust, maailma parimat võimalust inimesena areneda. Ja võib-olla see on ka põhjus, miks need inimesed tulevad üha tagasi ja tagasi, et meil on näitlejad, kes tulevad 14. hooaega. Meil on töötajad, kes töötavad põhitöökohaga, kas siis õpetajana, lasteaias õpetajana ja nad lihtsalt leiavad selle aja, et nad ei suuda elada enam ilma Lottemaata või selle puudutuseta, et nad võtavadki põhitöökohast endal puhkuse, et panna kõrvad pähe ja tunda seda tunnet, mida see Lottemaa neile annab. Et ma arvan, see ongi see. See on ikka suur tuumikmeeskonna töö, nagu sa siin ennist välja tõid, sest et ega ta muidu ei saaks olla nii selline jätkusuutlik ja kasvada ja niimoodi, et tõesti tahetakse tagasi tulla, on ju. Et see on ikkagi nagu mega suur asi. Kas mõni näitlejatest on ka juba niimoodi, et on ise lapsevanem ja käib juba lastega Lottemaal? Jaa, on küll, et selle 13 hooaja jooksul on ju meil ma arvan üle 500 näitleja, kes on läbi meie tulnud. Hästi rõõm on tõdeda, et hästi palju meie töötajataskonnast on jõudnud edasi siis Eesti telemaastikule, kas siis saatejuhtimisse, on Superstaari saadete finaalis olnud ja nii edasi. Teatrikoolid on meie noori täis, aga on ka noored, kes on ise saanud lapsevanemateks, tulevad oma lastega külla. Lottemaa on see imeline koht, et peale selle, et sa oled Lottemaasse armunud ja armastad Lottemaad, siis Lottemaal võib ka armastust leida. Et meil on ka paar näidet nagu kooselupaarides, kes on juba 5, 6, 7 aastat koos olnud ja rõõmusõnumid, et esimesed Lottemaa beebid on sündimas, et siis 2 näitlejad, kes on Lottemaal kokku saanud, on, et ootavad oma esimest last või tulevad pulmad meie näitlejatele, et me elame selle infole nii rõõmsasti kaasa, et täpselt selline tunne, et nagu nad oleks
meie enda lapsed meil on väga hea meel selle üle. Ma kujutan ette, et kui nende armsad pisikesed kasvavad aina suuremaks ja siis lähevad Lottemaale ja siis ema isa ütlevad, et teate, me töötasime siin, lapsed vaatavad, ei töötanud, te olete liiga vanad selleks. Et mis juttu te räägite? No võib ka nii olla, aga ma arvan, et need toredad videoklipid ja fotopank, et see on kõik tõestuseks tänapäeval, et ma olingi see kuulus jänes siin portfelliga või portfellita või olin Julia ja lõõritasin siin Eesti lavalauludel Lottemaa kontsertkavaga. Ja kui palju erinevaid tegelasi Lottemaal üldse olnud on, tegelaskujusid, oskad sa niimoodi öelda? Igapäevaselt hetkel on meil pargis 32 tegelaskuju, need on kõik erinevad. Ja episoodiliselt ühe päeva jooksul käib läbi kuni 50 tegelaskuju, ehk siis mõned näitlejad vahetavad päeva jooksul rolli, ehk siis mõnes etenduses nad vahetavad omal kostüümi, grimmi, meiki ja tulevad, teevad teise rolli. Lihtsalt enda nagu laste peale mõeldes, et mul oli poeg siis kärbes Jaak ja siis etenduseks ta kostumeeris ennast siis kukk-kolleegiks. Või on siis olnud sohvid, kes on peaetenduseks ennast teinud kuujäneseks või on siis konnadeks ennast maskeerunud, et episoodiliselt võib olla päevas kuni 50 tegelaskuju või isegi natuke rohkem. See annab tõesti noorukile väga hea pagasi tööeluks. Ja, et see arenguhüppe, mida meil noored teevad, just see sotsiaalne arenguhüppe, mida nad saavad Lottemaal töötades kogeda, see on selline võimalus, et kõik lapsevanemad, kes on nagu mures selle üle, et nende laps istub liiga palju telefonis ja ei suhtle oma sõpradega, saad ka meie juurde, esimese suvega saavad nendest antisotsiaalsetest lastest väga oskuslikud suhtlejad, et kui sa ikkagi pead olema päev läbi rollis, kas siis Lotte, Bruno, Albert või mõni tuntud jänes ja 8 tunni jooksul pead sa hakkama saama Jänes Albertina või Adalbertina vastama võib-olla 300 lapse küsimusele erinevatel teemadel, improviseerima selle koha peal, et see võimekus ja oskuse tase on suve lõpuks ikka nii kõrge, et iga laps ja iga lapsevanem võib uhke selle üle olla. Lottemaad pikaajaliselt töötada on tööjõuturul ikka selline pärl, et need lihtsalt krabatakse ära just selle oskuse üle igas hetkes hakkama saada ja see sotsiaalne tase on nagu tõesti neil üliarenenud, et ma lihtsalt oskan tuua võib-olla kõige paremat või kõige lähedamat näidet oma laste pealt, et mu mõlemad lapsed on Lottemaal näitlemisega tegelenud, siis mu vanem laps, poeg on hästi julge, temal ei ole kunagi olnud nagu probleemi suhtlemisega, aga noorem laps, tütar, ta oli 13-aastane, kui ta mul aitas pääslas siis piletit kontrollida ja ma lihtsalt nägin seda arenguhüppet, mida mu laps selle suhtlusoskuse arendamisega suutis selle töö käigus teha, et sügiseks kooli minnes oli ta ikkagi hoopis teine laps. Et see on oluline anda lastele võimalust ennast tööalaselt natuke proovile panna. Juba see, et nad tunnevad, et nad saavad hakkama ja see nii palju kasvatab enesekindlust ja teine seesama see sotsiaalne ja suhtlemise pool, et see on nii oluline. Täpselt. Mis on meie puhul Lottemaal eriline või teistsugune, mida me ka koolitustel, kui meil hooajaeelsed koolitused on, töötajatega räägime, et kuidas sa leiad selle enesekindluse, et see enesekindluse kilp on sul ju sinu tiivad või see sinu lepatriinu või liblika kostüüm, et sa oled see, mõtle endale uusi identiteet, mõtlegi, et ma olengi see tore lepatriinu tüdruk siin ja sa võidki olla mitte sina ise, sa võidki olla see tore lõbus lepatriinu tüdruk, kes vastab lepatriinu häälega või mängib seda oma rolli, et võta ise ennast sealt vahelt ära, et see ka arendab enesekindlust hästi palju nendel noortele. Ma mäletan, kui ma vist esimese intervjuu tegin Leiutajate külla elanikuga raadios ja tulitegi minu mäletamist mööda kas sina või Haana ja siis keegi oli teil tegelastest kaasas. Ja tead, see oli mulle täitsa nagu harjumatu ja võõras, et kuidas ma nüüd räägin justkui nagu rollis inimesega, justkui peaksin ise olema selline asjalik intervjueerija, on ju, aga räägin seal tõesti jänesega näiteks, on ju, ja tema oli nii tugevalt enda rollis, tegi nii hästi selle ära ja siis ma mõtlesin, et issa, kui äge, see oli mulle endale nii tore kasvukoht. Meil on jah selline kokkulepe, et
kui hommikul tööpäev algab, astud sa rolli sisse ja kui tööpäev lõpeb, kuni viimase külastaja lahkumiseni sa rollist välja ei saa. Ja võib ka juhtuda, et ega sealt rollist välja saada peale tööpäeva lõppu on ka väga raske, et isegi olen täheldanud seda, et kui ma aitan jõulude ajal laste kooligruppe vastu võtta, olles kostüümis ja õhtul kiirustades toidupoodi, et tahaks kõikidele lastele lehvitada ja midagi toredat hüüda või öelda, ja siis kui sa oled ka olnud jänes susistava essiga, et siis tahaks edasi ka susistava essiga rääkida, et seda me oleme noorte käest küsinud, et kuidas nad rollist välja tulevad, just et vahest on õhtul ka taipavad, et oma vahel suhtlevad, räägivad seda sama porgandi häälega või selle susistava essiga, et neil endal teeb ka see väga nalja, aga nad tõesti võtavad südamega seda, mida nad teevad ja üritavad nagu võimalikult autentselt olla rollis kogu aeg. Aga need erinevad üritused, sest et teil ei ole ju ainult see, et olete nüüd suvel ja talveperioodil avatud, et teil on tekkinud juurde ka sellised sündmused väljaspool hooaega nii-öelda. Kuidas need teil sünnivad? Pean tunnistama, et meie tegelaskujud ja meie programm ja meie kontsertkavad on nii populaarsed, et meid tellitakse aastaringselt väga palju ettevõtte territooriumilt välja. See teadlikkus meie headusest või sellest meie programmi nagu võimekusest on levinud nagu kulutuli. Muidugi on suur rõõm selle üle. Meie meeskond tõesti käib väljas nii kontserte andmas, ettevõtted tellivad oma suvepäevadeks, jõulupidudeks. Hästi popp on nüüd viimasel ajal tulla täiesti rutiinist välja ja tellida endale ürituse läbiviijaks ehk siis moderaatoriks Kärbes Jaak. Kujutage ette, et kui tavaliselt modereerib üritust üks tuntud kuulus isik, pintsaklipslane ja siis sul järsku kargab lava peale Kärbes Jaak ja tõmbab sul kogu selle meeskonna käima nagu täiesti teises võtmes. Või siis vahepaladeks suurtel konverentsidel, gaalaõhtutel võetakse siis meie tegelaskujud, sellised värvikamad ja kirevamad ja häälekamad, et on olnud olukordi, kus ettevõtete auhinnagaaladel üle Eesti kõige suuremad ettevõtted, kõige tähtsamad ettevõtte juhid on siis kõik seismas ühe jala peal, käed ette sirutatud ja keel suust väljas. Ja et see kõik on Kärbes Jaagu nagu töö ja kõik tunnevad ennast nagu väga hästi ja lapsemeelsena, et seda me suudame tõesti teha, et panna inimest hinge ja südame rõkkama naerust ja et see on väga tore, et see on järjest rohkem on meid leitakse üles hoopis teises võtmes. Ma tean, et teie enda juures toimuvad ka vahepeal erinevad sündmused, et lisaks siis selle, et te olete teemapargina avatud. Mõned aastad tagasi meil valmis uus toitlustushoone ehk siis sündmuskeskus, kus me tegelikult korraldame ka erinevaid üritusi, et kutsume siis kõik ettevõtteid, kes tahavad enda seminare, koolitusi, firmaüritusi hoopis teises keskkonnas ja teises ülesehituses nagu tähistada või siis korraldada, et üha enam ettevõtted leiavad tee, et tulla sellest igapäevarutiinist välja ja teha midagi hoopis teistsugust, et sütitada neid inimesi uue vaatenurga alt, et kui ettevõtte ürituse kontserdil ongi Lottemaa tegelased kontsertkavaga ja nad üheskoos tantsivad ja hullavad seal, et väga tore on vaadata ja inimesed tõesti tulevad tänava peal tänama, et neil oli elumuutev kogemus, et see lõi uuesti nagu meeskonna uuesti tööle, et see oli lihtsalt nii kihvt kogemus nagu täiesti kardinaalselt teistsugusta igapäevaelule. No see on see sama koht, millega me alustasime, et nii oluline on enda seda lapselikkust ja lapsemeelsust säilitada. Ja kui see läheb ära, siis kas või nagu kuidagi meelde tuletada, et mis see oli, mis mulle lapsepõlves seda rõõmu pakkus on ju. Ja kui ei tulegi meelde, no palun väga, käi Lottemaalt läbi, küll sa sealt seal leiad on ju. Jah, me lubame, et me täidame teie ootused 120%. Aga kui on ikkagi nii intensiivne ja pingeline suvi, olgem ausad, no see on pingeline ja intensiivne, siis kuidas sa ise suudad seda tasakaalu hoida, seda nagu enda vaimset tervist, et üks asi on see, et ta pakub väga palju rõõmu ja lust ja edasi teisipidi sega ja võtab väga palju, on ju, et kuidas sa seda tasakaalu leiad enda jaoks? Minu jaoks võib-olla see võti on see, et vaimne
tegevus ja füüsiline tegevus peab olema nagu tasakaalus, et minu enda võti võib-olla on siis füüsiline liikumine, et ma väga palju armastan tervisesporti, liigun võimalikult palju looduses, pikki jalutuskäike, et kui ilmad lubavad ja ei ole 25 miinus külmakraadi, siis ikkagi üritame iga õhtul teha sihukese 80 kilomeetrise jalutuskäigu. Ja võtsin siis eelmine aasta mai alguses endale eratreeneri. Pole oma vanuses kunagi jõudnud jõusaali ja võtsin eratreeneri endale. Olin puhas leht, rikkumata, ei teadnud, mida ükski masin tegema peab või mis nende taga teha. Ja olen nüüd siis 11 kuud järjest, käin 4-5 korda nädalas, iga päev hommikuti ennem tööpäeva jõusaalis. Püha jumal. Ei ole midagi. Enesetunne on lihtsalt nii hea, see on nii vabastav, et ma vaatan ümberringi, kuidas kõik noored seal jõusaalis istuvad harjutuse või soorituse vahel telefonis. Ma ei ole mitte ühtegi korda selle 11 kuu jooksul telefoni kaasa võtnud, see läheb hääletu peale, see läheb kappi, see on minu isiklik kvaliteet aega. Mulle see väga sobib. Kas siis on see õnnehormoon, endorfiin, mis siis kehas tekib või et see tunne on iga päevaga järjest parem, nagu, et mina küll soovitan hoida füüsiline ja vaimne töö tasakaalus, et minge liikuma. Issand, ma mõtlen 4-5 korda nädalas 11 kuud jutti. Seda tundub nii palju kuidagi mulle, kes ma nagu ei ole süke nagu jõusaali inimene. Tegelikult selle jõusaaliga see võib olla mingi müüt, et inimesed, kes ei tea, mis seal on või kuidas jõusaal ei ole üldse hirmutav asi, et kui teha asju õigesti ja juhendatult, et siis sa saad aru, et see ei olegi nii raske, ongi, kes mida sinna tegema läheb, et kes läheb enda lihasmassi kasvatama ja tahab saada hinnahoidiks, et on teine töö, mina ei taha saada fitness modelliks, et mina tahan enda kehas ennast hästi tunda ja sain just kokku eelmine nädal oma vana lapsepoole sõbraga, kellega ma ei olnud võib-olla 20 aastat kohtunud, meil oli taas kohtumine spordisaalis ja siis Tõnu ütleb mulle, et tead Margit, ennem kõige vanem inimene jõusaalis kui kõige noorem hooldekodus. Nii et kõik trenni. Issand, kui targad sõnad. Just. See peab natuke sees lausa tööd tegema, see mõte, väga äge. Aga miks sa jõusaali otsustasid siis, et kas see oli su esmane valik või esimese hooga võiks mõelda, et võib-olla mingid ringtreeningud, rühmatreeningud on ju, ei, ma olen jõusaali. Miks jõusaal? Sellepärast, et mu töö on suhteliselt istuv. Muidugi ma suvel jooksen hästi palju mööda parkiringi, et pargi avamisperioodil ja esimesed nädalad on minu sammulugeja näitab kilometraažilt kuskil 15-18 kilomeetrit päevas mööda parki. Et ei kurda, et oleks nagu liikumine täis. Aga tegelikult mu töö on hästi palju arvutis, ma istun päevad läbi ja ma tundsin, et mul on tekkinud seljavalud. Et ma pean natuke hakkama oma lihaseid liigutama. Ja sellest siis võib-olla siis see valik, et teha teadlikult ja oskuslikult oma kehale head, siis ma võtsingi endale eratreeneri, kes näitas, milliseid harjutusi, mida ma tegema pean ja ma tunnistan, mu seljavalud on üle poole aasta juba kadunud, et lihtsalt keha on väga heas seisus ja toonuses, et soovitan kindlasti, et ärge ise sinna rapsima minge, et küsige spetsialistilt nõu ja abi ja et aitab teid kenasti reele. Tihti on see, et arvatakse, et kui mul kusagilt valutab, siis ma ei tohi jumala eest midagi teha. Sellepärast, et ma teen ju valutavale kohale rohkem liiga, on ju. Endale aru andmata, et see valutav koht annab märku, et tal ongi vaja toonust, et tal ongi vaja mingisugust asja, et midagi on paigast ära seal, eks ju. Et selles osas tõid sa nii ägeda asja välja, et hakkasid mingid valud tekkima ja mõtlesid, et mis nüüd tegema peaks, on ju. Et see on nii oluline ennast selles hetkes nagu kuulata. Ja mis siin salata, et ikkagi liikumine ja enda keha töös hoidmine on ikkagi pikaajalise tervena elatud elu ja üks võti. Et lihtsalt leidke see tasakaal ise enda jaoks, et lihtsalt üks päev, otsustage ära, astuge uksest välja ja see teele asumine võib-olla on kõige raskem, aga seal teel olles on juba väga hea.
Kas sul on vahepeal tekkinud ka sellist motivatsioonilangust või pole üldse olnud, et kellegagi me rääkisime just selle sama trenni teemal ja ütles, et esimene päev on kõige lihtsam, siis on see eufooria, on ju. Teine, kolmas päev, no siis juba võib-olla natuke tekib sellist nagu motivatsioonilangust, et keha annab ju tunde ja lihased annavad tunde, on ju. Et kas sul nagu sellist momenti, niisugust rasket momenti polegi olnud, et on terve aeg olnud, et jess. Ütleme, et see lihasvalu peale esimese trenni oli küll, ma mäletan, et peale esimest trenni, kui ma 2 päeva hiljem läksin õhtusel jalutuskäigule ja mu tossupaeg lahti läks, siis tükk tegemist oli, et kümmardada ja kükitada, et see tossupael uuesti kinni panna. Aga ma ei tea, kas see on asi minus või ma ei tea milles, aga selle 11 kuu jooksul ma ei ole jätnud teadlikult vahele mitte ühtegi trenni, välja arvatud siis, kui ma olen puhkusreisil olnud või siis, kui on tõesti olnud mingi haigus kallal, nagu et ma ei ole lihtsalt saanud haigena minna, et mul ei ole ühtki vabandust iseenda jaoks, ma olen iga hommikul 6:15 on äratus ja trenni asjad kokku ja ennem tööpäevad, ennem 9 olen kenasti juba arvuti taga, et trenn on tehtud. Mulle tundub, et kui inimene teeb sellist asja, mis talle tõesti meeldib, et siis ta ei leiagi vabandusi, miks mitte minna. Ma olen seda meelt ja isegi siis, kui võib-olla mõni päev on see, et magasin öösel halvasti või et olen väsinud, et kas ma ikka jaksan, siis ma ikka olen hommikul endal mõelnud, et ma ikka lähen, sest see tunne, kui sa sealt ära tuled, on kordades parem kui see, et ma sinna ei lähe. Et võib-olla see kaalubki ülesse. See on kõige, ma peaks ka selle peale mõtlema hakkama. Küll ma jõuan. Jõuad. Aga nüüd Lottemaa, kunas siis avatakse ja mis meil siis see aasta uuendust ees ootamas on? Sellel hooajal me avame siis 14 juuni, et traditsiooniks on saanud, et siis 2. juuni nädalavahetusel laupäeval. Uuendustega nagu alati, ma ei tea, kas see ka juba ongi enam aktuaalne, aga ma ei väsi kordamast, et meie iga-aastane uuendus on see, et meil on igal aastal uus programm. Et me ei ole 13 aasta jooksul ei talvel ega suvel kordagi korranud mitte ühtegi etendust. Ja Janno Põldmaa on jälle kirjutanud meile väga toredad etendused. Ja üllatusena on saabumas meie parki 2 uut täiesti seni tundmatut tegelaskuju. Nad tulevad kaugelt Austraaliast. Et need korduvkülastajad, kes on varem käinud, võib-olla hakkavad juba paralleele tõmbama, et kus kohast või miks või kellega nad seotud need Austraaliast saabuvad külalised on, aga las see jääb praegu veel saladuseks, et kindlasti saab olema väga lustlik, et seda ma võin kinnitada. No kui Austraalias tahaks kogu küsida, kas on kängurud? Ei ole kängurud, aga nad on tiivulised. No muidugi, pikk lend selja taga. Pikk lend on selja taga ja meil on Austraaliast ka raudpart Pauliine parki tulnud kunagi koos oma rauast munaga, kellest siis koorus tore vahva pardipoeg Hubert, et eks sealt kuskilt kaugelt need sugulased sealt liikumas on tulemas meile. Kui sina oleksid leiutajate küla elanik, no sa oleksid jänes, seda ma sain aru, siis mida sa tahaksid leiutada? Mis oleks see asi, mida sa mõtteksid, et see leiutis oleks võinud küll minu oma olla? No leiutajate küla eesmärk või mõtestatus ongi see, et leiutajate küla leiutajad leiutavad midagi sellist, millega siis enda või siis oma sõprade või pereliikmete eluolu paremaks muuta. Et meil on väga vahvaid asju seal leiutatud. Et Oskar leiutas ju Lottele pissipoti, mis vilistamise peale tuli ja seljasügamismasin ja lillede istutamismasin on ja Siga Helmi ju leiutas iga sea unistus on ju üle porilombi lendamismasin, et millega ta hakkama sai. Tahaks kuidagi aidata seda Väinot, sest et Väino on muudkui leiutanud ja üritanud siis teha masinat, mis teeb nagu telliskivist sepikut ja tal ei ole see siiamaani nagu õnnestunud. Võib-olla siis oleks seal Väino leiutamistiimis ja aitaks teda kuidagi, et ka lõpuks Väino oleks õnnelik ja oma sooja sepiku valmis saaks. No igatahes mina jään pöidlaid hoidma, et kui mitte see hooaeg, äkki järgmine hooaeg. Me ka loodame väga, sest et
teise õnnetust on väga raske pealt vaadata, sest Väino ikka vahest on õnnetu, kui seda sepikut ei tule. Kuule, aga selle lustliku noodiga võtame kokku. Aitäh sulle mõnusat tempokat suve ja toredaid trennielamusi. Suur tänu ja kohtume Lottemaal.